Miks Mallukas ja Brigitte sõdivad? Kas Brigitte on Mallu peale kade? Absoluutselt. Kas Mallu on Brigitte peale kade? Kindlasti mille peale? Tere, mina olen Marilen. Ma olen Meelis. Ja meie oleme Marimell. Ma ütlen ausalt, ma just ärkasin. Kell on 1:21 päeval. Tuli tuidu peale? Tuli tuidu peale, sest mul oli öö oli siuke nagu ta oli. Ja siis nõõsega ma just ärkasin ja ma tahtsin kiita, et kui hea on omas kodus teha, vaata, ei peagi kuskile stuudiosse ronima. Tee löö ennast ilusaks. Jah, oled nagu oled. Ja lihtsalt tahaks öelda, et ei tasu kade olla, sest mul lihtsalt on see võimalus. Jah, ma tegelikult tahtsingi rääkida, et me käisime just nädalavahetusel Pärnus, otsustasime lihtsalt, et tahaks minna. Bronisime Vaasas toa, läksime ja kui me olime alguses seal spaas, siis oli vist 2 inimest peale meid. Ja siis aga lapsed ilmutasid need 2 ära. Ja siis ühesega tegelikult oligi see, mis me mõtlesime, et tegelikult kui hästi meil tegelikult läheb, me lihtsalt saame endale seda lubada, meil lihtsalt tuleb mõte, lähme, teeme, oleme ja me saame seda teha, et nagu näiteks ka see tühi spa, siis ilmselt väga paljud ei saa seda endale lubada ja ma väga tänulik sellest, et meil see võimalus on. Peame siiski tunnistama, õhtul kell 9 oli spa juba päris täis, sest oli ööspa, aga lätlased. Lätlasi oli päris palju tõesti. Ja neid eestlasi oli pigem vähem, aga noh, võib-olla eestlane ka Eesti-siseselt nii väga ei reisi, et pigem läheb välismaale. Jah, mis toobki selleni, et mõni vaata kirjutab, kui me mõtleme kommentaaride peale, siis ütleme, ma käisin siin spaas, siis on inimesi, kes kirjutab, et veab sulle on ju mingi... Äge, ma käisin ka ja siis on neid, et sa kuradi paks mauk, näed nii mauk seal trikoo pildi peal välja. No sorry, Hedon tegi selle pildi, eks ole? Nii, siis mul on küsimus, kuidas sa sellesse kommentaari suhtud? Tead, ma ei suhtugi sellesse kuidagi sellepärast, et ma saan aru, et Eestis ongi inimestel raske aeg juba hakkab pimedamaks minema, see masendus, sügismasendus hakkab peale tulema. Ei ole inimestel nii palju võimalusi kui meil. Aga kas sa sellest... Ma ei saa olla nagu kuri või solvatud inimese peale, kes lihtsalt tegelikult elab enda frustratsiooni välja. Ma arvan, et ta ei ole isegi nagu otseselt kade, vaid ta lihtsalt ongi elus sitem hetk ja tal on nagu keeruline aru saada, et saab elada paremini teistmoodi. Et tema elab selles omas mullis ja tal on lihtne elada vinguda ennast vaeseks, on ju, nagu Kaja Kallas kunagi ütles. Ei, seda ütles tegelikult üks ettevõtja, aga keda kuulis Kaja Kallas ja siis Kaja Kallas võttis üle seda. No ühesõnaga selles suhtes, et ma tsiteeriks ikkagi ka Kaja Kallast veel üks kord, raha on ja raha tuleb. Raha on, raha tuleb palju. Raha tuleb. Tegelikult ongi see, et see, mida sa mõtled, see sa oled. Kui sa mõtled, et kõik on perses, elu on sitt, Eestis elada on halb, raha ei ole, tööd ei ole, kõik on jamasti, siis täpselt seda sa ise enda ellu kutsud. Kui mina mõtlen, et mul on kõik hästi, ma saan reisida, ma saan minna spaasse, mul on raha, siis see tuleb ka minuni, et ma saan seda endale lubada, et ma olen väga seda meelt, et sa oled see, mida sa mõtled. Noh, nagu ka see, et sa oled see, mida sa sööd. Kas ma olen rääkinud? Jah, pane. Meie eelmiselt videote kommentaarides oligi, et laske, lõpetage. Lase Meelisel rääkida. Lõpetage teineteise laused ilusti ära, ärge sõitke sisse. See käis ikka minu kohta. Sest mina ei lase sul rääkida. Ma ei tea. Et mis tuletaski mul see reisimine Eestis elada on sitt, on ju, siis jällegi nagu, võtame seda minu äraminekut, on ju, ma tundsin, et ma olen enamat nagu väärt, kui ma siin suudan olla, on ju. Kui mida Eesti sulle pakkuda suudab. Mida Eesti jah nagu pakkuda suudab
ja selle asemel, et jääda siia paigale ja istuda ja vinguda, ma otsustasin, et ei, ma lähen ära. Ehk siis nagu ja siis see mingis mõttes nagu... Ja oota, ma korda tahan siia tõesti vahele see, vaata praegult on jälle see, et aga miks sa siis ei ole ära läinud ja seda me rääkisime eelmises. Mida me rääkisime eelmine kord, aga tegelikult vaata, mida me vist ei maininud, seal oligi see, et selleks, et nagu kaugemale hüpata või teha midagi nagu suuremat, sa peadki vahel nagu veits tagasi tõmbama, mida me tegimegi, et me astusime nagu justkui paar sammu tagasi, nagu ma ei tea, kas või majast korterist uuesti, selleks, et saaks teha selle hüppe suuremat, vaata. Jah, vot, aga see on minu jutu mõte. Jah, sest sa tahtsid kadedusest rääkida, nagu sa eelmine kord suure suuga lubasid, et järgmine nädal me räägime kadedusest. Ehk siis see, kui mina midagi nagu tegema hakkasin, teatud mõttes, eks ole, siis see vallandas nagu tegelikult mitte see ei ole nagu nüüd viimasena, kui ma tagantjärgi mõtlen, siis on see väga tihti on juhtunud, kui ma midagi teen, siis tuleb kuskilt, mina teen nagu südamega ja rõõmuga ja nagu äge lahe ja siis kuskilt tuleb nagu mingi solgi ämbritäis ja siis mul oligi mingi miks siuke heit nagu, mis viga on, vaata on ja siis sa saadki aru, et okei, aga tegelikult ei ole asi minus, asi on selles teises inimeses ja noh, olgem ausad, ma ei suuda kõiki inimesi päästa ja väga tihti te võite nüüd kommenteerida, andke teada, kas te olete nõus, et väga tihti on selliseks vihapurskeks, siis ütleme, alus ongi kadedus, inimene ongi kade, noh, ma ei tea, naisterahvaste puhul, et kui sa näed, et ma ei tea, Kristina Väterpoeg saab Liina Steini kleidi ja siis sa kirjutad, noh, ma ei tea, ma seda suva näitan. Ei no, tead, ma just tegelikult, ma võin rääkida, ma üksav mõtlesin, nägin ühte inimest, keda ma follow, ma nägin, et tal on koostöö ühe brändiga, ühe suure brändiga, ma olin mingi, what the fuck, kuidas ta sai nagu, ta on mingi väiksem kui mina, miks mulle keegi seda ei pakkunud. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et oota, miks ma seda üldse tahan? Et ma ju tegelikult tean, see on raudselt mingi pain in the ass koostöö. Mul ei ole seda üldse vaja, mul ei ole sellest kohast mitte ühte asja vaja tegelikult. Et jumal tänatud, et mul seda tegelikult ei ole. Et võib-olla see on see kadedus, see esimene emotsioon, mille sa nagu välja purskad. Sest minul ka, ma tunnistan, see pigem oli nagu see esimene emotsioon, oli see kadedus nagu, fuck nagu, kuidas tema seda sai, on ju? Ja siis ma olin mingi, oota, ma ei tahaks ise seda mitte kunagi teha. Et jumal eest, las tal olla see, las ta teeb. Ta ei näge, kui talle nagu meeldib ja kui ta saab sealt neid tooteid, mida tal vaja on. Sest mul reaalselt ei oleks mitte midagi vaja, ma lihtsalt teeksin seda koostööd nagu, või noh, selles suhtes ma leiaksin ilmselge, et see on väga nagu suur. Neil on väga palju brände nagu ühte kohta kokku kondatud, et ma ilmselgelt leiaksin sealt midagi. Aga nagu see oleks, ma ei sure, kui mul seda ei ole. Siis mina võin enda kadedusest rääkida. No, mille peale sa kadedus? Mis mingid hetki nagu, on see, ma isegi ei oska öelda, mis see kadedus on. Okei, noh, toome siis näiteks, kui ma näen, et on toimunud mingi üritus ja ma olen mingi, mine pekki, ma oleks tahtnud ka sinna minna, et miks keegi mind ei kutsunud, nagu ma isegi ei teadnud, ma oleks ka läinud, on ju. Ja siis ma olen nagu närvis, nagu tämit, on ju. Siit võib tuua human designi paralleeli sulle. Sinu, mitte mina siis, ongi see, et see tekitab sinust frustratsiooni. Ehk tegelikkuses... Kui... Ma ei ole kade või? Ei, nagu see tunne, see frustratsioon, mis sinust tekib, siis tegelikult see ei ole sina. See ei ole päris sina, see on see sina, keda sa väliselt inimestele esitled. Ehk siis päris sina ei olnud tegelikult kuri. Okay. Päris sinul ei olnud seda probleemi. Vaid oli nagu sellel meelisel, kes sa nagu arvad, et sa oled. Ma tahaks kiita vahelduseks. No. Ma tahaks kiita Triin Luhatsit ja Kaupo Karelsoni. Jumal fucking tänatud, päriselt ka südamest. Jumal. Te avastasite, et Eestis on bänd Traffic, kus laulab Silver Laas. Jaa, et ühesõnaga lühipaint.
uued inimesed näosaatesse või mis nagu lihtsalt nagu ma ütlen ausalt, ma ei vaadanud vahepeal, ma keeldusin vaatamast igasuguseid ruudusaateid, sest ühed samad näod lihtsalt mulle ei tii. Nagu Eestis rohkem inimesi pole. Nagu Eestis rohkem inimesi pole. Võib-olla ei midagi isiklikku. Äkki kui te järgmine aasta teete, kaalute võib-olla ka naissaatejuhi peale. Et Taukar on pikk ja tore, aga meil on veel Eestis saatejuhte. Võib-olla proovige kedagi, kes ei ole varem saatejuhi rollis olnud. Näiteks, kes mulle saatejuhina kunagi hullult meeldis. No ütle. Väga mulle meeldis saatejuhina, ja siis ta lihtsalt kadus orbiidilt. No keda sa pead? Ei, no räägi. No ütle see nimi. Ma olen 3 naise vahel, kes Itaka-Maria. Itaka on ka üks väga hea variant. Ja siis ma tegelikult arvan, et sa arvad seda musta-valget koera Evelini ja Helen. Ei, absoluutselt mitte. No. Televiira. Mis saadet jõud? Ta tegi seda paksude saadet. Vaata see tantsi tagumik trimmi. Jumal, siin nagu minkusüta. Kusjuures, näljaks, ma oleks võinud sinna minna ja ma oleks võitnud, sest ma käisin just vahekult enne seda maavärdusopil. Ja ma oleks tantsinud mu kalus niimoodi peeneks, et kui päeva oleks äkki. Et jah, lihtsalt kiitused teile, tõesti, aitäh, uued inimesed. Mina olen kõige rohkem excited Ann Marleni pärast, kelle muusikaga ma olen nagu kursis, aga ma ootan temalt nagu midagi ägedat. Aga see on, yes, uued näod. Aga ma ei saa üldse aru, kuidas me sellest kadedusest siia jõudsime. Ei, ma lihtsalt tahtsin vahelduseks midagi ilusat ka öelda. Kas me tahame sellest kadedusest veel midagi rääkida või võtame uue teema? Pidades vist pigem muidugi räägime kadedusest. No? Mul on sulle küsimus. Miks Mallukas ja Brigitte sõdivad? Kas Brigitte on Mallu peale kade? Absoluutselt. Kas Mallu on Brigitte peale kade? Kindlasti, mille peale? Ma ei tea. Oota, ma pean sõnu kontrollima, sest sain aru, täna just lugesin uudist, ma ei mäleta, mis need sõnad olid. Torbik, something, mida ma poolearuline või ma ei mäleta, mis need sõnad olid. Ei tohi Brigitte Susanne Hundi kohta kasutada midagi peale ilus, andekas, juuratudeng. Ei, nagu ma ütlen lihtsalt, et ma ütlen, et väga ilus Brigitte on kaevanud kohtusse veel ilusama Mallu. Ja ühesõnaga, mina ei tea, ühesõnaga selles, kui sa küsid, kas ta on kade, siis ma arvan, et eks ta inimesena ei ole kade, aga ta on äriliselt kade. Nagu business wise ta on kade, et Mallu on suutnud tegelikult mitte millestki üles ehitada. Ma tahaks öelda fucking impeeriumi, kus ta teenib lihtsalt 10 000 eurosid iga kuu selle pealt, et tal on followerid. Ta ei pea isegi koostööd tegema, ta lihtsalt nagu on suutnud ehitada endale sellise jälgijaskonna, kes on nõus maksma. Ma ei pane seda absoluutselt pahaks nagu. See on mega äge, see on nagu mega tuus. Ja Brigitte võib proovida, kuidas ta tahab, aga no ei tule järgi. Mina tahaks jällegi, siin ei tohi vist midagi öelda, aga ütleme, üks teine heledate juustega tütarlaps. Ma ei ütle nime välja, ta võib nii palju proovida, kui tahab. Aga vaata, see inimene, see on nüüd siiras soovitus, vaata tegelikult. Ta peaks võtma 4 sammu nüüd tagasi. Jah, ma olen kunagi ühele teisele influencerile soovitanud aastaid tagasi, et tead, tõmba juhe seinast välja, kao pillilt, ole lihtsalt vait vahelduseks ja tule siis tagasi. Su followerid ei kao kuskile selle mingi 3-4 kuuga. Nad on seal. Tule tagasi ja hakka otsast peale ja sa saad oma kogukonna tagasi ja kõik läheb edasi, aga sa oled ise parem inimene. Ma tean, inimesed tahavad seda kuulata. See pole sinu asi jälle. Jah, ma lihtsalt mõtlen, et kui palju üks inimene peab käima mingites teraapiates, asjades räägimata nii terve, kui ta tegelikult nagu on aina rohkem katki või aina sügavasse aukuda ennast nagu kaebab. Aga see selleks, võtame järgmine teema. Siis minu soovitus jah, et kui sa nagu mingis mõttes, kui midagi nagu välja ei tule, siis võta paar sammu. Ei no kuule, see on kõige lihtsam näide sinu puhul. Sa oled teinud oma elus julgelt 25 asja. Sa oled teinud seda natuke teist, mõelnud teeks seda projekti, see ei tööta. Fine, sa tõmbadki tagasi, leiad uue projekti, sa nagu nui 4 veri ninast välja, lihtsalt ei pinguta selle
vaat tahan teha, näiteks mul tuleb kohe meelde see kuradi hunt, kellega sa hakkasid TikTokis mingit rääkida, inimesed ei saanud üldse aru. See polnudki vaja aru saada, see oligi üks projekt, mida oli vaja katsetada. Sa said aru, sa ei tööta sellisel viisil. Mõtle, kui sa siiamaani lihtsalt raiuksid teha neid hundivideosid, äkki joppa. Ja no fuck ei joppa, 5 aastat ei joppa, aga ikka. Äkki 6 aasta, kui teen, siis joppa. No vaat ei joppa, vaat mõni asi ei ole loodud joppa. Mõni asi ei ole mulle loodud, nagu mulle ei ole loodud olemaks kuradi see fitness pihv tahtsin öelda, aga see mis meesversioon on, kulturist või? Kulturist, noh, see ei ole. Kuule, aga teeme challenge'i, kas sinust saab kulturist või minust bikiini fitness? Kommenteerige, kummast millisesse projekti te rohkem usute? Kui oleks kas Team Leenu bikiini fitness või Team Neelis kulturist, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, mis asju nad teevad. Nagu bikiini fitness, aga meesversioon. Bikiinides. Et kumb te oleksite, Team Leenu või Team Neelis? Mulle tuli kadedusest meelde veel. Leen läks üks päev kodus närvi. See oli mitte eelmine nädalavahetus enne seda. Mina tegin omale mingeid maske ja mingeid hambaprotseduure. Ja siis ma näen ta kulmustan mingi väärtas raisk. Nii, mul on nüüd küsimus, kas sa olid kade? Ei, ma ei olnud kade, see oli natukene lihtsalt veider, sest ma ei saa aru, mille jaoks ta seda teeb. Ei tähendab, ma täna olen aru saanud, miks ta seda teeb. Ma ei tea, kas see on nagu see laia temaatika, mida praegu arutada, võib-olla me jätame selle järgmiseks korraks, sest ma natukene süvenesin ka sinu human designi, et saada aru, miks sa võib-olla seda teed. Mul on see... Miks ma kreemitan oma nägu? Ja miks ma valgendan oma hambaid? Saad aru, inimesel on tähelepanu vaja. Ta ütleb me lastele kogu aeg, et mida te umbes tuietasin, kas teil on tähelepanu vaja. See on ise kõige suurem attention horme vajas nagu. Sina oled see, kellel on tähelepanu vaja. Aga sa ei vaja seda ei minult ega meie lastelt, vaid sa vajad seda väljast. Ja selle taga tegelikult on trauma. Ma tean seda traumat ka, juba figurasin out'i selle. Aga mul on vaja saada selgeks, kuidas tähendab see trauma, kõik ju alati algab meie seest. See trauma tuleb ära lahendada, sest enne sa ei saa. Mitte, et see oleks halb, et mees kreemitab, teeb maske, ma ei tea, hamba valgendab, kui käib laserrepressionis, pedikuris. Ma ei käi laseris muidu. Sa oled käinud? No jaa, see oli nii valus mu jaoks, ma ei suutnud olla seal. Ta ajab täieliku jura. Tal on imelikud karvad, ärge kuulake teda, laser ei ole valus. Minul oli. Minge silkis kinni, see ei ole valus, mina ei tea, kus sina käisid. Koplis oli mingi seal paneel vaja alla. Ühesõnaga. Kas sa oled kade, et ma ennast ilusaks teen? Ei ole kade. Kurat. Lootsid või? Jah. No see on sama hea, ma küsin, kui ma käin Change'is, valin endale seal mingi 5 pesu ja ööpesu, siis sa oled kade, et ma saan endale lubada ilusat pesu. Ei. Noh. Ma tahan trussikuid, ma lähen Amazoni tellin. Jah. Pakk muideks ootabki seal. Meil on räigelt jälle pakkida. Noh, et minu puhul, mille puhul sa oled kade? Kas sa oled üldse kade? Mina olen Leenu peale kade. No miks? Sest ta on naine. Ja naistele tuleb kõik palju lihtsamini kätte. Ole vait! On! Naised, kommenteerige. Kas naistele tuleb kõik lihtsamad? Me räägime siin, et me räägime alustame palgalõhest vend. Kõik tuleb ilgelt lihtsamalt. Ma võin kuredi 2 töökohta teen seal sama palju kui sina ühes kohas. Ei ole nagu. Kuule just oli siin mingi Desiree mummu mingi teema, et... Mummu teema. Mummu on, ta on ju mumm. Et ta läks kuskile, mina ei tea, mis kuredi sekretäris kuskile kellega, nüüd on mingi ilge häda. Ei saa olla korraga ilus ja tark. No aga on inimene tark, no mis sa teed siis? Kas, aga äkki need inimesed on kadedad, tahaks ise seda tööd? Siin kindlasti mingi osa võib olla kade, aga mingi osa ma arvan lihtsalt nagu sa tuleb mingi kontingent inimesi arvabki, et sa oled kas tark ja kole või ilus ja loll.
Pole varianti, et sa oled tark ja ilus. Nagu noh. Mis maa see on? No minu mõelest sa oled tark ja ilus. Tark? Kuulge, mulle jätke üldse kommentaaris, kas Meelis on ilus mees? Kas see on nagu seksikas mees? No võib-olla praegu oled jah nagu rääksid. Aga nagu kas, ühesõnaga Meelis, meil oli täna siuke vestlus. Meelis arvab, et nagu minul naisel oleks justkui lihtsam mehi leida, kui temal mehena naisi. Ma olin mingi what the fuck, et nagu see, et ma naine ei tähenda, et nagu mingi mehi on hordides nagu selles suhtes, et on ju nagu lihtsalt nagu inimene, kas meeldib sulle või ei meeldi. Minu mõelest, et nagu selles suhtes, et Brigitte leiab mehe, Valju leiab mehe, Kristina leiab mehe, mina leiab mehe, sina leiad naise, Märten leiab naise, kuradi. Kardo leiab naise. No, kuradi Jürgen Vogel leiab naise. Kõik leiavad nagu, saad aru, igale kuradi potil on kaas nagu selles suhtes, et alati ju kuradi, kuidas see täna just. Sa vist võtsid Jürgen Pärna seda staavit. Ja vahet pole, Jürgen Vogel, vahet ei ole nagu. Vogel või Pärn, täitsa vahet pole. Selles suhtes, üks palus buski võtta kellegi kuskil peol. Muideks, kas sa tead, me olime selle samal peol kuidagi. Ma tean ja ma mäletan selle samal peol, mingi naine tuli räigelt, ma pean räuskama selle metsus. Ja tuli mingi, kuridi, sina olid seal kuskil hotellis, mingi ma läksin ka sinna, see hotell oli mingi täielik pask, mingi bla, tuli mingi kuridi kraunuma sinna. Ja ühesõnaga, las jumal, cut, ma ei viitsi. Muideks teate, kossipid ka teile. Üks õhtu jalutame, see oli pühapäeva. Draama, skandaal. Nimesid nimetamata. Üks naisterahvas. Beebis üles, teine laps oli vist. Ei, vaat ma ei tea kellega. Kelle laps oli kärgus, sest temaga oli võõras mees. Ja see isegi meie Hedon tundis selle naise ära. Ta oli mingi, ta oli mingi, see on see. Ja siis ta oli mingi, ütles nagu välja, mille saate juht ta on. Ma mingi, jaa, täpselt. Ja siis see on täpselt siuke, et nagu kui me nüüd vihje laiali saada. Mul on täiesti ükskõik, mul literaali on täiesti ükskõik. Sest tegelikult võib olla see loogiline. Näiteks tema mees oli juba seal korteris, kuhu nad läksid. Ja ta oli võib-olla kuskil oligi võttel, tegi saadet ja tuli lastega lihtsalt järgi. Mul on sügavalt ükskõik, mida ta siin meie huudis tegi. Ma tean, et isegi elasin. See on Koplis. Mul on nagu täiesti ükskõik ja seda ma olen kuidagi nagu, jah, ma nagu tahan kossi teada, aga mul on selles samas nii suva. Käisin eile Lauren Vilmani vestlustõhtul, soovitan vaadata, see tuleb kunagi YouTube'i mingi One Stage'i podcasti. Mega sügav, mega ilus, mega... Ja, tere saad nutis, literaali. Mina nutsin, ma ei nuta mitte kunagi, mitte millegi peale, basically. Välja hakkad Moana, Käpavat. No jaa, laste võtsikad jaa, aga nagu nii, et mingi selles suhtes ma tahaks öelda, suvaline inimene paneb mind nutma, no naljalt ikka ei juhtu. Ja selles suhtes, et Lauren ise arvab ka, et ta on suvaline, et tegelikult ta ilmselgelt ei ole suvaline. Ja mina ei olnud teda enne oma elus nagu päriselus näinud, ma teda Instas jälgin. Väga avameelne vestlus, tänase Õhtuleheks ka tegelikult oli see suht koht nagu lahti kirjutatud see podcast, aga koha peal oli see vibe nagu hoopis teine, et kui ma nagu praegu lugesin seda, siis see on mind nutma, aga seal koha peal küll nagu kõik pisardasid. Et kumb nüüd siia juurde tahtsin? Keegi ei tea. Ühesõnaga, et me läksime sinna sõbrannaga ja siis oli ei tea, kas Taneli Kossi ka saab või oli mingi Lauren ei räägi never sulle mingi Taneli Kossi. Aga teate mis või? Ta oskab väga peenelt rääkida. Kui sa oskad ridade vahelt lugeda. Ta on ikkagi jurist ju. Jah, ta on jurist ja teiseks ma saan aru, ta ei taha ennast nagu otseselt üldse siduda, et mingi Tanel Padari eks, vaid ta ongi Lauren. Ta ongi eraldiseisev. Aga nagu mingitest nendest jutulõngadest nagu kumas läbi, et ta vihjas tegelikult Tanelile. Ja vähemalt mulle jäi mulje, sest need on tekitanud temas ikkagi sellised nagu haavad, millega ta siiamaani tegeleb. Siis tegelikult oli see nagu väga südamlik, mis ta rääkis, mulle see nagu väga meeldis ja mulle meeldis see, et ta ei öelnud ühtegi nime välja.
ja see jääbki nagu nii-öelda siis kuulaja või vaataja otsustada, et kellest ta rääkis. Mina arvan, et ma nüüd sain hullult kossi, et nagu Tanel tegi võib-olla nii ja Tanel tegi naa. Aga suures plaanis mul on täiesti ükskõik, mul on lihtsalt nagu hea meel, et inimene on, ma isegi tea, milline see nende suhe täpselt oli, ma olen ainult kuulnud kossi. Ja kui ta on sellest sitast välja ujunud, siis super kõugel nagu. Et see oligi, et tegelikult ma tahan kossi teada, aga mul on suures plaanis jumala suva kes kellega. Vot, võtame sellega otsad kokku. Järgmise podcasti teema. Sul on juba olemas, ma mõtlesin, et äkki rahvas räägib kaasa mida? Jaa, võib kaasa rääkida. Et mis teemad te tahaksid arutada? Okei, sul on, pane siis ette, mille vahel valida. Järgmise saate, mis ma nimetan saateks seda? Järgmise saate teema. Minul on siis tegelikult täna juba käis ka läbi, on enesekindlus või enesekindlus. Okei, sellega ma pean natukene töö tegema, eriti kui kas sa tahad nagu enda näitel ka rääkida või? Oled nõus ennast avama nagu Laura neile? Ma ei tea, kas te tahate või teid ei huvita. Et siis ma natukene läheks süvitsi. Ta muugib mind veits. Siis on üks teema, mis mulle ka pinget pakub, on näkku valetamine. On see siis paari suhtes, on see siis tööalastes suhetes, et kus keegi ütleb, kiidab sulle, ma ei tea, sa töö juures tegid, oh my god, umbes Leenu, sa olid nii hea, see projekt oli nii hea, ja siis läheb näiteks ülemuse juurde, et issand jumal, kui mina seda projekti poleks lõpuni teinud, aidanud teha, see Leen ei saa mitte millegagi üksi hakkama. Või siis nagu, selles mõttes näkku. Ussitamine. Ja, kui see... Jah, see suures plaanis ussitamine, sest seda võib sa teha ei, aga töö juures suhtes see no näkku valetamine, basically, no ja. Ikkagi selline kahepalgelisus pigem on see üldteema võiks siis olla. Mina võtaks ussitamise täitsa eraldi, sest töö juures seda kollektiivides seda mida sina tööst tead, sa pole 10 aastat tööl käinud. Jälle, miks inimesed nagu põhimõtteliselt kuradi loopisid ämbritega solki mu suunas kuradi mees ikka peab tööl käima ja mine tööle ja et muud ta ei tee, kui ainult jalutab ringi mingi lapsega ja käib seal Kristiine vahet ja aga mis probleem on? Kadeve, et ise sa siis järelikult jalutasid samamoodi seal Kristiine vahet. Või ta töötas kuskil poes, nägi ka päev läksid pakkide järgi. Mina olen alati küsinud, mis see päris töö siis on, et kas lume rookimine. Jah. Ja ühesõnaga siia lõpetuseks ma tean, väga paljud on terve selle episoodi vältel mõelnud, miks mu lõug on sinine. Ma lubasin Insta story'des, et ma ütlen teile, ma ütlen siia lõpetuseks. Vaadake, kui ilusti see läheb siia. See ei lähe nii ilusti, ma võiksin öelda, et ma käisin süstimas. Lihtlabane kukkusin voodist välja. Don't ask how, don't ask why. Mina olen siin diivanil, istun Hedaliga. Leen läks Hedeliniga teise tuppa magama. Ja siis järsku see oli ka maavärin. Ole vait. Maavärin. Mul Hedal lihtsalt tõuseb püsti mingi, mis see oli, ma mingi keegi kukkus ja see ei olnud Hedalin. Sest kui Hedalin on... Hedal oleks teinud nagu mingi pots. Jaa, sest ta kukkus seal enda voodist välja. Hedalin kukkuski nunnust ja pots vaata, sa saad ära hoine. Käis müts. Ja siis oli terve maja harises. Ja ühesõnaga ja põhiline, ma kukkusin voodist välja, ma arvan, libisesin pigem sealt välja, mitte nagu, aga kui ma libisesin, siis ma käisin vastu maad. Ühesõnaga, ma tundsin, et ma käisin põsega vastu voodi äärt. Mul oli nagu põskvalud, panen räiged jääd peale, värgid. Et jumala eest, kui silm kinni ei läheks, et seda on küll keeruline seletada vaata. Mul on põsk siiamaani valus, sinine ei ole. Hommikul ärken, lõugi jumala sinine. Praegu te näete, kuidas iganes te näete, see on hele. Sest siin on 56 kihti šameleed peal. Ja siis põhiline, ma saatsin sõbrannale pildi, ta mingi, pane jumekad peale, ma mingi, mul on ainult šamelee ja kuradi 2 puudrit, kogu mu kosmeetika, mul ei ole mingi peite pulki, mingi rohelise alatooniga kuradi jumekad, mis peaks selle sinise ära võtma. Lähe nagu sellepärast ostma käest, mingi käimised 2 nädalat enam üle. Seega minuga, tead, tegija juhtub.
nii et näeme Jah. järgmine nädal. Tšau.